Мы находимся в военном городке Палдиски. За последние годы этот городок перетерпел множество изменений. После переезда службы тылового обеспечения, а также караульного батальона военной полиции, здесь было построено множество различных зданий, которые как являются частью срочной службы, так и просто способствуют более качественной службе. Так, например, за последние 5 лет была построена новая казарма на 300 мест для караульного батальона военной полиции, был построен спортзал, склад, были построены площадки для спорта, был построен туннель, который соединяет две части этого городка. В этом военном городке находится 3 подразделения, в котором можно проходить срочную службу. Первое – это караульный батальон военной полиции, второе – это батальон логистики, и третье – это батальон снабжения. Сейчас мы пойдем встретимся со срочно служащими из караульного батальона военной полиции. Вот они как раз таки здесь, казарма у них здесь. Tervist! Heiti! Tervist! Heiti, väga meeldiv. Aga lähme vaatame, kus te elate ja kohe tahaks küsida teie käest, et kuidas juhtus niimoodi, et sattusite siia vahipataljoni? Kas oli nagu teie soov või juhtus juhuslikult? See oli minu soov, sellepärast, et mu sugulased ja isa rääkisid, et vahipataljon on üks karmimaid kohti Eesti kaitsevägedest ja mina tundsin, et mul oli vaja seda julgust ja nii-öelda mentaalselt ja füüsiliselt oli vaja siia tulla. Sest et ma kuulsin, et siin ehitatakse üles seda füüsilist jõudu ja ka mentaalselt. Ja kuidas siiamaani on olnud, vastab ootustele? Minu arust küll, jah. Olen julgemaks läinud ja mentaalselt ka ikka olen julgen inimestega rääkida rohkem. Ise olen ka nagu tunnen, et ülematega on kergem rääkida. Edasi ka seersandiks saada, eks ole? Jaa. Okei, tore. Aga kuulge, lähme vaatame, kus te elate, päris huvitav on vaadata, kuidas see uus kasarm välja näeb. Эта казарма была построена всего 3 года назад, в 2022 году, когда караульный батальон переехал из Сталина сюда, в Палдиске. Aga räägi mulle, kuidas su igapäevane päev näeb välja, millest alustad? Ma ärkan hommikul kella 6, siis meil on 6.05 on hommikuvõimlemine. Kus te jooksete? Kas parklas või siis? Autopargis jookseme. See on umbes kilomeeter sinna distantsilt. Ja siis ma tulen tagasi, siis mul on hügieeniaeg, kus ma puhastan, pesen ennast. Ja peale seda me paneme riidesse ja läheme sööma. Okei. Ehk siis te elate siin kasarmus, uues kasarmus. Sinu tuba on kuskil, ma ei tea, kaugel? Natuke eemal, jah. Okei. Räägi palun, mille poolest ajateenistus vahipataljonis erineb ajateenistus teistest üksustest? No kindlasti selle poolest, et me käime presidendi kaardiväes ja me käime vahtkonnas toimkonnana. Siin hetkel on näha vahtkonna vormid ka. Siin on tavaline tseremooniavorm. Ja siis siin on näha sinelit, mille me tõmbame siis öösel peale, kui külm on. Ehk siis teie oletegi need sõdurid, kes on presidendi lossi ees valvamas? Okay. Kes oled ise ka käinud seda teemas ja kuidas tunne oli? Väga vinge oli. Väga vinge, okei. Sooviksin uuesti minna. Sa ise oled muide, mis üksuses? Mina olen relvaeriala kursusel. Mina siis õpin kõiki relvi käsitlema relvaspetsialistiks nii-öelda. Ehk siis põhimõtteliselt saab öelda, et ajateenistuse jooksul sa saad proovida iga relva, mis on Eesti kaitseväes. No põhimõtteliselt. Okei, päris äge. Mis su lemmikrelv siiamaani on olnud? Pumppüss. Pumppüss, tore. Aga kuidas see väljaõppe nende erinevate relvadega näeb välja, sest ma eelan, et pumppüssiga on see väljaõppe veidi teistsugune, kui räägime näiteks rahest, siis võib-olla distantsil sa lased, aga pumppüssiga on veidi teistsugune olukord? No esmalt, kui me hakkame relvasid õppima, siis meil räägime tunnis läbi, mis on relva ehitus, kuidas see toimib, siis me räägime ohutustehnikast ja siis me saame ise käsitleda seda, et kuidas on relva laadida õppemoonaga. Ja siis me läheme laskma ja igal relval ongi eraldi erinevad distantsid nii-öelda.
mille pealt lasta. Ehk siis kõigepealt teooria ja siis lähete maastikule ja täpselt. Ja ma saan aru, et teooriaks te lähete klassiruumi, seal õpite ja see on tavaliselt nagu päeva jooksul niimoodi, et lähed klassi ja siis maastikule või ja siis hommikul võimlemine, siis söök ja lähed klassiruumile. Ja täpselt. Ja ise elad kuskil siin ruumis? Täpselt siin ruumis. И зашли сюда в комнату, потому что Томпсон упомянул, что у нее здесь отдельный уголок, поскольку она девушка, то для девушек немного другие условия службы, и я как раз таки хотел узнать, каково это девушкам служить в армии. Kuule, aga räägi, kuidas on teie tingimused naiste puhul siin Kaitseväes? Et nagu on mingi... Juba eripäraks võiks välja tuua selle, et mul on eraldi oma nurgakesi tehtud nii-öelda. Et ongi, mina ise magan siin üleval ja siis on eraldi nii-öelda privaatne osa, et kus ma saan riideid vahetada. Et ei pea meesterahvast ees riideid vahetama. Ja all on eraldi vets ja pesuruum. On teil siis õppeklass, eks ole? Jah, lähme vaatama täpsemalt. Päris nagu koolis, ma ütleks. Siin klassis me saamegi siis endal enamus relvaõpped, nii-öelda teoreetilise osa ja siis hiljem läheme maastikule seda praktiseerima. Ja siis tavaliselt mitte õpetaja meie puhul, Eesti Kaitseväe puhul on see, et tuleb tegevväelane, selgitab, kuidas asjad käivad ja siis koos teiega läheb maastikule. Ja siis kui palju aega päevast veelate siin üldse? Täiesti oleneb päevast. Mõni päev oleme terve päev otsa siin, mõni päev tuleme siia, oleme tunnike siin ja läheme juba maastikule praktiseerima. А вот так вот и выглядит повседневная жизнь здесь, в Палдиске. В течение дня солдаты, срочно служащие ходят, тренируются. Если до этого у них была какая-то теория, то после обеда обычно и выходят на ландшафт. И уже ближе к вечеру или к обеду возвращаются, чтобы перекусить, передохнуть. При необходимости они потом продолжают или уже на следующий день. Поэтому сейчас можно наблюдать, как срочно служащие возвращаются с ландшафтных учений. Там, я так понимаю, есть пространство, где они стреляли. Я видел до этого пулеметы Негев, новые в силах обороны Эстонии. И вот теперь как раз таки возвращаются. Mis sinu ajateenistus oli? Kuidas see nägi välja? Mina olen siis talvekutse. Otsustasin pärast kooli mitte kohe suvel tulla, sest ma mõtlesin, ma tahan veel puhata ja lükkasin selle talve peale. Et kui sa talvel tuled, siis sa pead 11 kuud olema. Sa tahtsid 11 kuud olla? Pigem ma arvan, et sa saad rohkem kogemust ja teadmisi rohkem. Ma ise sain nakki imeväe. Ise tahtsin ka saada ja nakk oli väga raske, sest metsas pidi palju käima. Kui palju? Äkki meil oli 8 nädalat nakki ja pidime selle aja jooksul 4-5 korda metsas käima. Et pibide all magamine ei ole telk kogu aeg ja talvel on külm ka. Ja nüüd olen siis drillsersant, nagu õpetan nagu suvekutset. Minu töö on siis põhimõtteliselt nagu instruktor ja lihtsalt rohkem kogemusega anda neile, et ehk siis suvekutsele õpetada, elada sisse siin Kaitseväes. Ja lihtsalt anda neile edasi see, kui mina näiteks lõpuks lõpetan oma ajateenistuse, siis nemad on järgmised, kas siis drillsersandid, jaoülemad või siis Bravod, Charlie Alfad. Aga kuidas sa oled selle linnaku tingimustega rahul? Ma saan aru, et viimasel ajal Paldiski on muutunud hästi palju, on uus söökla, jõusaal, ka siin mingi väike jõusaal. Kuidas on olnud üldse need 8-9 kuud juba? Minu arust linnaku on nagu väga hästi organiseeritud, et väga lihtsasti on jõuda nagu kohtadesse, et ei ole keeruline, et kui külaliste päeva, siis külalised saavad aru, et kus on mis. Ei ole liiga keeruline ja meil on üks jõusaal siin ja teisel pool linnakut on ka suurem jõusaal. Ehk siis, kui vaba aega on, siis käivad inimesed seal rohkem. Kellele sa
soovitaks minna vahipataljoni, et mis tüübi inimesi võiks siia minna? Rohkem, kes nagu teavad, et nad ei julge nagu inimestega silmast silma rääkida ja kellel on seda julgust vähe. Et siin kindlasti sa saad seda julgust ja nii-öelda inimestega rohkem suhtlemist.